tere! Täna on natukene kurvem teema. Täna räägime Briti, ma ei tea kuidas tõlkida seda, grooming gängide skandaalid, mis nagu tegelikult seal juhtus. Lühidalt inimestele, kes ei viitsi paarsada lehte lugeda. Tegu on üpris võika kirjeldusega. Seal on ka nii-öelda erinevad arvamused kogu selle asja kohta ja mingisugused soovitused lõpuks. Võtan lühidalt kokku selle teemast. See on üldse niisugune teema, mis nagu on Lääne-Euroopa poliitikas, mida parem mitte puutuda. Nüüd sellepärast, et laste, just nimelt laste, seksuaalne ärakasutamine oleks keeruline, mingisugune moraalne küsimus ei ole. See on kuritegu, punkt. Ebamugavaks muutub teema siis, kui hakkame küsima, miks selline asi sai aastakümneid toimuda. Kuidas oli võimalik, et lapsed kadusid, neid veeti ühest linnast teise, neid ähvardati, uimastati, vägistati, sunniti vaikima ja samal ajal olid politsei, koolid, sotsiaaltöötajad, tervishoiusüsteem ja kohalikud poliitikud sageli kas kõrval, tegutsesid aeglaselt, eitasid või lausa takistasid. Osa isegi osales antud kuritegevuslikes tegevustes. Ja põhimõtteliselt just sellest räägibki nagu see Rupert Lowe juhitud The Rape Gang Inquiry Report. Võite ise seda lugeda, aga see on inglise keeles. Google tõlg on olemas, seega võib-olla ei ole kõige hullem. See raport ei ole kerge lugemine. See on kohati väga poliitiline, kohati väga vihane, kohati väga poolese vastusega. Aga selle keskne küsimus on selline, mida ei saa lihtsalt kõrvale lükata. Kuidas sai süsteem, mille ülesanne on lapsi kaitsta, muutuda süsteemiks, mis ohvreid ei uskunud, lapsevanemaid ei kuulanud ja kurjategijaid ei peatanud. Selle video eesmärk ei ole öelda, et iga moslem, iga pakistanlane, iga sisserändaja on probleem. See on rumal ja see on väga ebaaus. Kuritegude eest vastutavad konkreetsed kurjategijad, konkreetsed võrgustikud ja konkreetsed ametnikud, kes oma tööd ei teinud või lasid seal juhtuda. Seal raportis on ka räägitud valgetest eurooplastest, näiteks need rumeenlased või albaanlased, ma ei mäleta, kes nad olid, aga põhimõtteliselt on ka valgeid. Ei ole ainult välismaalased kõik nii-öelda. Aga sama rumal oleks öelda, et kurjategijate võrgustikes korduvad teatud taustad, suhted, kogukondlikud sidemed, kultuurilised mustrid ja institutsioonide hirm neid nimetada. Siis me ei tohi sellest nagu rääkida. Sest kui reaalsust ei tohi kirjeldada, siis ei saa ka probleemi lahendada. Mis see nagu inquiry, mis inquiry eesti keeles on, küsimustik või raport? Küsimustik, aga ei, mitte küsimustik. Inquiry on see, et sa küsid midagi, ma ei mäleta eesti keeles sõna, ma ei viitsi mõelda. Ühesõnaga, raporti järgi loodi nagu see uurimine selleks, et käsitleda Suurbritannias aastakümneid kestnud grooming gängide ehk siis organiseeritud laste seksuaalse ärakasutamise rühmitusi. Nendega seotud skandaale. See ei keskendunud ainult ühele linnale, mitte ainult Rotherhamile ja Rochdale, õigesti ütlen, Telfordile või Oxfordile. Raporti väitel on tegemist riikliku mustriga, mis kordus linnast linna ja piirkonnast piirkonna. Tagataustal te näete pilti Suurbritanniast, kus tumepunasega on siis confirmed, on kinnitatud kohad, piirkonnad, kus need gängid töötasid ja hellepunasega on siis kohad, kus eeldatavasti töötasid. Raport ütleb, et kuriteod ei olnud lihtsalt juhuslikud üksikjuhtumid,
jutt on võrgustikest, täiskasvanud meestest, kes kasutasid haavatavaid lapsi ära nagu süsteemselt. Otsisid nad üles, tekitasid sõltuvuse, andsid põhimõtteliselt alaealistele narkotsi ja alustasid alkoholiga, tubakast ja peale mida viisid üle narkotikumidele. See on niisugune väga nagu võigas lugemine, aga samas see on nagu mõistlik vähemalt üks kord ära lugeda, et te saaksite aru, mis ohud on reaalselt olemas. Tekkisid sõltuvuse, eraldasid nad perest, sundisid vaikima ja andsid nii-öelda edasi teistele meestele. Ma kasutan YouTube'is ainult viisakaid sõnu, aga noh, eks ta loete või siis noh, kujutate ise, mida tähendab andsid edasi teistele meestele. Kõige häirivam on aga see, et paljudes juhtumites ei olnud küsimus info puudumises. Raporti järgi oli kõik info olemas. Laps käis haiglas, lapsel olid vigastused, laps jäi rasedaks, lapsel olid sugulisel teel levivad haigused. Laps kadus korduvalt. Laps istus autos täiskasvanud meestega. Laps rääkis politseile või sotsiaaltöötajatele, mis toimis. Ja siis juhtis sageli mitte midagi. Täpsustan üle, et jah, meil on laps tähendab kõik, kes on 18, aga enamus olid 14 ja 13. Või veel hullem, laps märgiti probleemseks, lapsest sai raske käitumisega noor. Laps olevat teinud nii-öelda elustiili valikuid või siis laps olevat nõustunud sellega, mis temaga tehakse. See on see, ma ei tea, mis siin Eestis see nõustamisseadus on, aga põhimõtteliselt see on ka teine teema. Kui 13 või 14 aastase lapse kohta kasutatakse sellist keelt, siis ei ole probleem enam ainult kurjategijates, siis on probleem ka süsteemis, mis ei suuda enam eristada ohvrit kuriteo toimepanijast. See on juba tsivilisatsiooniline viga, mitte keeruline filosoofia, vaid üsna lihtne asi. Laps ei saa anda sisulist nõusolekut täiskasvanud meeste võrgustikule, kes tuimastab, ähvardab ja kasutab ära. Aga millegipärast tuli seda riigile aastakümneid meelde tuletada. Kuidas siis need jõugud nagu tegutsesid? Raportis kirjeldatakse mitu korduvat mustrit. Esimene samm oli haavatava lapse leidmine. Mõnikord oli laps juba katkise koduse taustaga nii-öelda. Vägivald kodus, vanemate sõltuvused narkootikumidest või alkoholist. Hooletus, sotsiaalteenuste ebapiisav sekkumine. Mõnikord oli laps hooldekodus või lastekodus. Mõnikord oli tal koolis probleeme. Mõnikord oli ta lihtsalt üksik, ebakindel ja otsis tähelepanu. Aga oluline on märkida, et raport rõhutab, et kõik ohvrid ei tulnud katkistest peredest. Mõned tulid üsna tavalistest või isegi stabiilsetest peredest, kus kõik oli hästi. See tähendab, et haavatus ei olnud alati sotsiaalne klass või kodune vaesus. Mõnikord piisas lihtsalt sellest, et laps oli noor, usaldas vales inimesi ja sattus võrgustikke ette. Ka see, et kuidas ma ütlen, alakad tahavad olla nagu täiskasvanud ja siis nad seostavad seda suitsetamise ja alkoholi tarbimisega. Teine samm oli sõbralik algus. Täiskasvanud mees võis käituda nagu nii-öelda poissõber. Tõi kingitusi, ostis alkoholi, andis suitsu või narkootikume. Hiljem, mitte kohe alguses, algul on suits ja alkohol. Hiljem läheb karmimate asjade peale üle. Pakkuda näiteks autoga sõitu, ära kuulata muresi, ütles, et nagu mõistab, saab aru, tekitas tunde, et laps on tähtis, küps või eriline. See on klassikaline grooming, mitte kohe vägivald, vaid sõltuvussuhe. Laps hakkab uskuma, et see inimene annab talle midagi, mida tal mujalt on kas puudus või mida ta mujalt ei saa. Tähelepanu, kaitset või kuuluvustunnet. Kolmas samm on juba eraldamine. Laps hakkas rohkem aega veetma nende meestega, vähem koolis, vähem perega, rohkem tänaval, taksodes, korterites, hotellides, restoranides või niinimetatud pidudel. Mõnes raportis kirjeldatud loos muutusid taksod praktiliselt logistilisteks võrgustikuks.
tüdrukud võeti peale koolivärava juurest, lastekodude lähedalt või tänavalt ja viidi otse kohtadesse, kus kuriteod toimusid. Paari näite kohal, mida raportis räägiti, on see, et need täiskasvanud mehed, kes ilmselgelt ei ole lapse hooldajad, tulevad täitsa lastekodudesse sisse ja räägivad töötajatega. Ja töötajatel on täiesti kama kaks. Nad saavad aru küll, mis toimub. Lihtsalt neid see ei huvita. 4. samm on kontroll. Alkohol ja narkootikumid, võlad, ähvardused, vägivalla näitamine, perekonna ähvardamine, filmitud materjaliga väljapressimine, häbistamine, uskumuse tekitamine ja et keegi ei usu sind nagunii. Korraks igaks juhuks ütlen üle, et põhimõtteliselt alates 2. sammust on juba täiskasvanud mees tegeleb, kuidas ma ütlen seda YouTube'is, seksuaalsete, ma ei tea, aktidega, tegevustega, alaealisega. Juba seal, kus on nii-öelda see sõbralik algus seal, kus ostatakse alkoholi. Juba sellest. Lihtsalt see on algul võib-olla embamine, võib-olla suudlemine ja sealt läheb edasi. See on raske teema, aga tuleb nagu mõnes mõttes läbi rääkida, et inimesed saaksid aru, mis seal toimub. Miks see on selline probleem? Jah, ehk siis 4. viimane samm on siis kontroll on siis filmitud materjaliga väljapressimine, häbistamine, uskumuse tekitamine, et keegi ei usu siin nagunii. Pluss veel väga tihti on ka näiteid, kus nad ära kasutatud alaealised lapsed lähevad politseisse, sotsiaalteenustesse, nad räägivad, aga neid ei usuta või siis kirjutatakse raportisse, et see on alaealise lapse enda valik, elustiil ja et ta on andnud nõusoleku seksuaalseks grupi vägivallaks, andis nõusoleku. Aga ja siin tulebki välja nagu kuritegeliku süsteemi nagu külmloogika. Ohver ei vaikinud alati sellepärast, et ta ei tahtnud rääkida. Ta vaikis sageli sellepärast, et teda oli õpetatud uskuma, et rääkimine teeb asja hullemaks. Ja kui ta lõpuks rääkis ning politsei või sotsiaaltöötaja ei teinud midagi, siis kinnitas riik kurjategijate sõnumid. Näed, me ütlesime sulle, keegi sind ei usu. Seda on raske nimetada millekski muuks kui institutsionaalseks reetmiseks. Kuritegelik võrgustik ei ole nagu lihtsalt nagu halvad inimesed. On natukene suurem termin. Nagu üks raporti olulisemad argumente on see, et grooming gängide puhul ei olnud tegemist ainult üksikute halbade inimestega. Jah, iga kuritegu pani toime konkreetne inimene ja vastutus on individuaalne, aga muster oli võrgustikuline. Ohvreid anti edasi, üks mees tutvustas last teistele meestele, siis kolmandale, siis sugulastele, siis sõbrale. Ja te saate aru küll, et tutvustama last teisele mehele, ma ei räägi nii-öelda kontekstis uute sõprade leidmine, ma räägin sellest raskemast kontekstist, seksuaalvägivalla kontekstist. Ja see on ainuke kord, kui ma täpsustan, et ma valisin meelega lihtsamad sõnad, sest ma ei soovi et mingisugune YouTube'i moderaator või siis kuulaja ütleb, et jou, seda materjali ei tohi rääkida. Siin on liiga palju koledaid sõnu. Aga siis sõbrale. Mõnel juhul liikusid tüdrukud või lapsed linnast linna. Mõnel juhul sunniti neid osalema narkootikumide vedamises või muudes kuritegudes. Mõnel juhul kasutati naisi või tüdrukuid vahendajatena, kes meelitasid uusi ohvreid kaasa. See on tähtis, sest riigisüsteem kipub sageli vaatama üksikjuhtumit. Üks kadumine, üks vigastus, üks kaebus, üks süüdistus, üks probleemne laps. Aga kui sa vaatad ainult ühte punkti korraga, siis sa ei näe mustrit. Ja kui süsteem ei taha mustrit näha, siis muutub mustri puudumine väga mugavaks vabanduseks. Raporti järgi oli probleem just selles. Ametkonnad nägid juhtumeid, aga ei tahtnud või ei suutnud neid ühendada. Või veel täpsemalt,
kui ühendamine oleks tähendanud ebamugavate küsimuste esitamine etnilistele, kultuurilise või religioosse tausta kohta, siis oli lihtsam öelda, et tegemist on keeruliste noorte, isiklike valikute või tavalise kuritegevusega. Väga mugav, ainult et lapsed maksid selle mugavuse kinni. Raporti kõige vaieldam osa, ilmselgelt kõige vaieldam osa, puudutab kurjategijate tausta. Raportis väidetakse, et paljud grooming-gängide juhtumites olid toimepanijad ebaproportsionaalselt sageli Pakistani moslemi taustaga mehed või laiemalt moslemi taustaga mehed erinevates kogukondades. Samal ajal rõhutab raport, et esines ka teistsuguseid kuritegelikke võrgustikke ja mitte kõik laste seksuaalse ärakasutamise juhtumid ei mahu samasse mudelisse. Siin tuleb täpne olla. Kui mõni poliitik ütleb, et ta ei näe tausta, siis ta ei ole tolerantne, ta on halb analüütik. Aga kui keegi ütleb, et kogu kogukond on süüdi, siis ta ei ole aus. Ta teeb kollektiivset süüdistust. See ei ole õige. Õige lähemine on kolmas. Vaadata andmeid, mustrid ja konkreetseid võrgustikke ilma arguse ja ilma hüsteeriata. Kui teatud tüüpi kuritegevuses korduvad teatud kogukondlikud mustrid, siis peab riik seda teadma. Mitte selleks, et süütuid inimesi süüdistada, vaid selleks, et lapsi kaitsta. Raport kritiseerib eriti nagu sõna asiaadi kasutamist Briti avalikus ruumis. Inglismaal on asiaat väga lai mõiste. See võib tähendada Pakistani, India, Bangladeshi, Sri Lanka ja teisi tausta. Aga kui ametnikud ja meedia kasutavad liiga laia mõistet, siis muutub nagu pilt häguseks. Hägune pilt on poliitikutele mugav. Kui kõik on keeruline, ei vastuta keegi. Kui kõik on tundlik, ei saa midagi öelda. Kui iga täpsem küsimus on rassism, siis pole vaja enam fakte koguda. Raporti üks keskseid nõudmisi on seetõttu väga lihtne. Koguge andmeid süsteemselt. Etniline taust, rahvus, immigratsiooni staatus ja religiooni kohta juhtumites, kus see on kriminaalsete mustrite mõistmiseks oluline. Mitte propagandaks, mitte süütute inimeste häbi märgistamiseks, vaid selleks, et riik ei oleks meelega pime. Pime riik ei ole neutraalne. Pime riik kaitseb lõpuks neid, kelle tegevust ta ei taha nagu näha. Räägin institutsioonide läbikukkumisest, et nagu raporti kõige tugevam osa ei ole ainult kuritegijate kirjeldus, kõige tugevam osa on institutsioonide kirjeldus, sest tegija võib kuritegu proovida teha igas ühiskonnas. Küsimus on selles, kas riik peatab ta. Ja siin väidab raport, et riik kukkus läbi peaaegu igal tasandil. Politsei. Raporti järgi ignoreerisid politseijõud korduvaid teateid. Suhtusid ohvritesse kui probleemsetesse tüdrukutesse, ei uurinud täiskasvanud mehi piisavalt, lasid kahtlusalustel vabalt edasi tegutseda ja mõnel juhul ei kasutanud olemasolevaid seaduslikke võimalusi. Eriti häiriva muster, kus laps raporteeris täiskasvanud meestega toimunud seksuaalset ärakasutamist, aga politsei käsitles seda justkui laste enda valiku. Veel kord, kui laps on 13, 14 või 15, siis ei ole see elustiili valik. See on automaatselt politseile kaitsekohustus, ta peab sellega tegelema. Kurioossed on ka juhtumid, kus tüdruk, kes esitab mingi konkreetse isiku vastu kaebuse politseisse, hiljem tuleb selle konkreetse isikuga tagasi politseisse, sest see kriminaal, kes ära kasutas tüdrukut, on sundinud alaealist last politseist oma avaldust tagasi võtma. Ja koha tõsi, ta läheb tüdrukuga politseijaaskonda ja sunnib tüdrukut avaldust tagasi võtma. Ja politseis läheb see läbi seal. Keegi ei soovi olla rassist. Eriti veel, kui ütleme nüüd, kui sa oled Inglismaal, töötab politseis, sind süüdistatakse rassismis, sa kaotad töökoha. Hetkese ja ka tulevikuse. Nii et, jah, see on see süsteem, mida nad on loonud endal. Aga lähme edasi. Sotsiaaltöötajad. Et raporti järgi ei olnud sotsiaalteenused sageli mitte kaitsevõrg, vaid mõnikord osa probleemist.
Kaitsvate vanemate autoriteeti õnnestati, lapsi paigutati hooldekodudesse, kus nad muutusid veel lihtsamaks sihtmärgiks. Juhtumeid suleti, kuigi risk oli ilmne. Siin on üks eriti oluline õppetund. Riik ei tohi automaatselt eeldada, et vanem on probleem ja ametnik on lahendus. Mõnikord on vanem ainus inimene, kes päriselt üritab last päästa. Jah, on peresi, kus laps tuleb kodust eemaldada, see on selge, aga grooming gängide mudelis oli raporti järgi sageli vastupidi. Perekond võis olla viimane kaitseliin, mille riik ise nõrgendas. Järgmine osa on tervishoid. Raport kirjeldab juhtumid, kus alaealistel olid vigastused, sugulisel teel levivad haigused. Vigastused ma mõtlen mitte ainult seal sinikas, vaid ka suguülend piirkonnas vigastused, mis ei ole normaalsed. Olid rasedused, 13-14-aastased rasedused, või ka enesetapukatsed, kuid neid ei käsitletud automaatselt kuriteo või kaitsevajaduse märgina. Ja see on pehmelt öeldes jahmatav. Kui alaealine laps ilmub haiglasse selliste märkidega, ei ole see lihtsalt meditsiiniline episood, see on punane häire. Seal peaks kohe tekkima küsimus, kes seda last kasutab, kus ta elab, kes teda kontrollib. Ja miks keegi pole sekkunud. Aga raporti järgi saadeti laps tagasi samadesse riskikeskkondadesse. Koolid kukkusid läbi ööl. Koolid nägid puudumisi, enese vigastamist, käitumise muutust, vanemaid mehi kooli ümbruses, kingitusi, alkoholi, autosid ja vahel ka otseseid avaldusi. Aga liiga sageli käsitleti seda distsipliini probleemina. Laps puudub koolist, kool karistab last, laps käitub halvasti, kool isoleerib lapse, laps kukub õppetöös maha, kool ütleb, et see on probleemne õpilane. Aga küsimus oleks pidanud olema, miks see laps järsku muutus? Kes on tema ümber, kuhu ta läheb, kes teda peale võtab? Kui institutsioon vaatab sümptomit, aga ei küsi põhjust, siis ta ei kaitse last, ta haldab statistikat. No, räägime ka taksolubadest ja kohalikest omavalitsustest. Raportis kordub taksode roll. Taksod olid mitmes loos logistiline vahend. Laste transport kooliväravatest, kodudest, tänavatel, linnade vahel. Kui taksolubade süsteem ei suuda reageerida korduvatele riskisignaalidele, siis pole küsimus ainult transpordis. Küsimus on selles, kuidas kriminaalne võrgustik kasutab tavalist teenust ära. Ja kui ametkonnad kardavad lubasi peatada, sest see võib tekitada kogukondlikke pingeid, siis on laps jälle see, kes maksab poliitilise mugavuse kinni. Aga miks nagu ei sekkuta sellisse asja? No, raporti vastus on karm. Poliitiline korrektsus, hirm rassismi süüdistuste ees ja kogukondlik community cohesion on kogukondlik mitte kuuluvus, ka ühilduvus, et kõik elavad kogukonnas sõbralikult koos. Valimisarvestus ja institutsioonide soov oma mainet kaitsta. Kõik need sõnad kõlavad väga bürokraatlikult, aga tagajärg oli väga konkreetne. Laps ei kaitstud. Ametnikud kartsid, et kui nad räägivad kurjategijate taustast, siis neid süüdistatakse rassismis või islamofoobias. Tuletan meelde, islamofoobia ei ole päris sõna. See on välja mõeldud aktivistide poolt selle jaoks, et nii-öelda keelustada igasugused küsimused islamiusu kohta. Selles mõttes, et kui on olemas selline sõna nagu islamifoobia, foobia on põhjendamatu kartus millegi eest. Põhjendamatu. See võib olla sipelgate vastu, ämblike vastu, põhjendamatu. Esiteks islami vastu lääne ühiskonnas on see väga põhjendatud, aga see ei ole selleks. See on põhjendamatu hirm konkreetse idee vastu. Sama hästi võiks olla demokraatia ees foobia. Mul on põhjendamatu foobia demokraatia ees. Mis meil võib olla? Kommunismifoobia. Mis meil veel võib olla? Need on kõik ideed, nad on kõik võrdsed. Aga me ei kasuta sellist sõna, sest need ei ole reaalsed, need on välja mõeldud. Ja need on välja mõeldud täpselt ühel eesmärgil. Keelata inimestel rääkida antud teemadel. Lähme edasi.
Poliitikud kartsid kogukondade reaktsiooni. Kohalikud omavalitsused kartsid skandaali. Politsei kartis mainekahju, pluss veel tööst ilma jääda. Meedia kartis vale sõna kasutada ja lõpuks tekkis olukord, kus peaaegu kõik kartsid midagi, välja arvatud kurjategijad. Kurjategijad said väga hästi aru, millises süsteemis nad tegutsevad. Kui riik ei julge sind nimetada, siis riik ei julge sind ka peatada. Siin on raporti kõige ebamugavam järeldus. Kuritegelikud võrgustikud ei tegutsenud vaakumis. Nad tegutsesid ühiskonnas, kus institutsioonid olid õppinud teatud teemasi vältima. See on natukene nagu nõukogude süsteemis, kus kõik teadsid, et mingi asi on vale, aga ametlikult polnud probleemi olemas. Ja kui probleemi ei ole olemas, siis pole vaja ka lahendust. Väga mugav süsteem, kuni päris inimesed päriselt hävitatakse. Räägime natuke siis kahjust, mida see kõik kokku tegi. Et raport kirjeldab nagu ohvrite kahju väga laialt. See ei ole ainult üks kuritegu, mille järel inimene liigub edasi. Selline mõtlemine on juba iseenesest väga julm. Ellujäänutel on PTSD. Kompleksne trauma, sõltuvused, alkoholist, narkootikumidest, krooniline valu, sest see ei ole ilus, see ei ole normaalne, mis nendega tehti. Katkestatud haridus, meil ju need feministid kõik tahtsid, et võitlesid selle nimel ja kogu aeg räägivad, et tüdrukutel peab olema sama haridus, sama targad ja kõik niimoodi. Kui meil on reaalselt mingisugune sündmus massiline, mis mõjutab seda, siis kõik vaikivad. See on üks põhjus, miks need neofeministid, kes meil täna on, need ei ole nagu päris feministid, kes ennem olid. Need on lihtsalt inimesed, kes tahavad ennast tunda moraalsetena ja headena. Oleks nad päris feministid praegu, siis nad tegeleksid selle teemaga. Nad räägiksid, nad karjuksid sellest teemast. Aga selle asemel on meil vaikus. Nii et jah, meie neofeministid ei ole see, mis ennem oli. Üks asi on veel see, et need inimesed põhimõtteliselt kaotavad töövõime, neil tekib usaldamatus ametkondade vastu, hävinevad peresuhted, pluss veel enesetapukatsed, hirm, häbi ja mõnel juhul ka lapsed, kes sündisid vägistamise tagajärjel. Raport rõhutub ka intergeneratsioonilist kahju. Mõned ohvrid kaotasid oma lapsed samale süsteemile, mis olid neid endid kaitsmata jätnud. Mõnel juhul eemaldati lapsed emadelt, aga ema ise jäeti keskkonda, kus ärakasutamine jätkus. Ütlen uuesti ära. Osades näites oli see, et alaealine laps jäi peale vägistamist rasedaks, ta sünnitas lapse ja sotsiaalametid võtsid alaealiselt vägistatud lapselt beebi ära, aga alaealise lapse jätsid selle samasse keskkonda, kus teda vägistati. Nii et jah. Ja see on riiklik. On nagu riikliku absurdi tipp. Süsteem ütleb, et ema ei ole turvaline lapse jaoks, aga ei küsi piisavalt, miks ema üldse sellisesse olukorda sattus ja miks riik teda või lapsena ei kaitse. Kui laps sünnib kuriteo tagajärjel, ema on ise trauma ohver ja riik käsitleb seda lihtsalt järjekordse sotsiaaljuhtumina. Siis ei ole probleem enam ainult kuritegevuses, siis on probleem riigi moraalses ja halduslikus pankrotis. Raportis on oluline roll ka viljapuhujatel ja vanematel. Need on inimesed, kes ütlesid, et midagi on valesti. Need on sotsiaaltöötajad, kes tõstatasid probleeme. Kampaaniate korraldajad, aktivistid, lapsevanemad, kes otsisid oma lapsi öösiti linnast, helistasid politseisse, kogusid infot, üritasid kaitsta oma tütart või poega. Ma enam ajast räägin siin tüdrukutest, aga ausalt öeldes seal oli ka poissi palju. Raporti väitel kohtles süsteem neid inimesi liiga sageli mitte abistajate, vaid tülikate probleemidena. Murelik vanem, kes otsib oma last tänavatel, helistab politseisse, on tülikas probleem. Mõni neist kaotas töö, mõni sai mainekahju.
ilmselt sotsiaaltöötajad. Ja põhimõtteliselt sotsiaaltöötajad kaotsid töö, mainekahju sai kõik, kes seda teemat püstitasid. Neid sai ilusti tembeldada rassistideks. Mõni sattus ametkondade surve alla. Mõni vanem muutus ise kahtlustatavaks või süüdlaseks, sest ta oli liiga järjekindel. See on järjekordne märk süsteemi haigusest. Kui inimene, kes üritab last kaitsta, muutub ametkonna jaoks suuremaks probleemiks kui täiskasvanud mees, kes seda last de facto ära kasutab, siis on prioriteedid natukene vales kohas. Väga vales kohas. Raport ei piirdu nagu ainult süüdistustega. See pakub ka lahendusi. Mõned neist on väga karmid ja poliitilised ajendavad. Mõned on üsna elementaarsed ja võiks ausalt öeldes juba ammu olemas olla. Esimene lahendus on see, et ohver tuleb panna kriminaalmenetluse keskmesse. Raport soovitab, et grooming-gängide ohvritel peab olema õigus saada infot menetluse kohta, osaleda karistuse määramise istungitel ja esitada ohvri mõjuavaldusi, millel oleks reaalne kaal. Samuti soovitab raport igale ohvrile sõltumatu seksuaalvägivalla nõustaja juba esimesest raportist alates. Nagu kõlab elementaarselt, aga nagu tihti juhtub, kõige elementaarsemad asjad muutuvad bürokraatias kuidagi väga-väga keeruliseks. Teine lahendus, karmimad karistused. Raport väidab, et praegused karistused ei vasta kuritegude ulatusele. Soovitatakse, et organiseeritud grupiviisilise laste seksuaalse ärakasutamise puhul peaks lähtepunkt olema eluaegne vangistus, eriti grupeeringute juhtidele ja korduvatele osalejatele. Samuti tuleks eraldi raskendavate asjaoludena arvestada rassilist või religioosset motiivi, mitut ohvrite transportimist piirkondade vahel, rasedusi, filmimist ja väljapressimist. Selle tuum on lihtne, kui kuritegu on võrgustikuline ja korduv, ei saa seda karistada nagu üksikut juhtumit. Kolmas lahendus. Eraldi seadus organiseeritud laste seksuaalse ärakasutamise kohta. Raport leiab, et kehtiv õigusraamistik on killustatud. On seksuaalkuritegude seadused, modernse orjanduse seadused, inimkaubanduse sätted, aga puudub üks selge ja terviklik kuriteo koosseis, mis kirjeldaks just grooming-gängide tüüpi organiseeritud mudelit. Seetõttu soovitab raport eraldi uut tüüpi seadust, mille nimeks on Childhood Sexual Exploitation Act, mis looks konkreetse kuriteo koosseisu. Organiseeritud grupipõhine laste seksuaalne ärakasutamine. Selle seaduse keskne põhimõte oleks, et laps ei saa sellises grupi seksuaalses ärakasutamises, selles kontekstis nagu anda nõusoleku, et ta on nõus sellega. Lapse varasem käitumine, riietus, joove, kodune taust või elustiil ei tohi muutuda vabanduseks täiskasvanud kurjategijale ega ametnikule, kes ei tegutsenud. Neljas lahendus on andmete kogumine. Raport nõuab kohustuslikku andmekogumist ohvrite ja toimepanijate etnilise tausta, rahvuse, immigratsioonistaatuse ja religiooni kohta. See on poliitiliselt tundlik ettepanek, aga jälle, kui seda kasutatakse ausalt, on see lihtsalt riskianalüüs, mitte midagi muud. Riik kogub andmeid kõige muu kohta, vanus, sugu, piirkond, haridus, sissetulek, tervisenäitajad, aga kui kuritegevuse mustri mõistmiseks on vaja koguda ka teatud kultuurilisi või kogukondlikke andmeid, siis järsku öeldakse, et see on ohtlik, rassistlik ja nii edasi. Aga ohtlik kellele? Süütule inimesele ei tohiks aus andmekogumine olla oht, aga ohvrile on see ohtlik, kui riik keeldub mustrit nägemast. Viies lahendus. Pere tuleb muuta kaitsesüsteemi osaks, mitte automaatseks kahtlusaluseks. Raport rõhutab perekond esimesena põhimõtet. Kui kodu ei ole ise ohtlik, peab pere olema esimene kaitseliin. Vanematel peab olema õigus saada infot riskide kohta, näha hinnanguid, plaane ning vaidlustada otsuseid, mis nõrgendavad nende võimet last kaitsta. Kõrvalpõige. Viimase ajad igasugused ideoloogiad, mis tulevad nii vasakpoolsetelt demokraatidelt kui ka riigilt ja erinevatest asutustest, on sisuliselt kõik võimalikult nõrgestada perekonna
tugevust, ma ütleks niimoodi. Nii seaduste ees, juriidiliselt kui ka nii-öelda füüsiliselt. Juriidiliselt võimalikult palju nii-öelda õigusi ära võtta ja võimalikult killustada. Kui ka füüsiliselt võimalikult killustada. Teha nii, et lapsed näevad vanemaid kui halbu inimesi, kes on ajast maas ja kes ei mõista mitte midagi. Kes ei saa poliitikast aru. Aga lähme tagasi. Nagu see perekond esimesena põhimõtteliselt, see on nagu oluline, sest mitmes tunnistuses kirjeldatakse, kuidas ametkonnad justkui võtsid vanematelt autoriteedi, aga ei suutnud ise nagu last kaitsta. See on nagu väga halb vahetus, et võtame ära isa või ema, võime sekkuda, asendama selle koosoleku ja riskihinnanguga ning siis imestame, miks laps on jälle kadunud. 6. lahendus. Tervishoiu automaatsed kaitsemehhanismid. Kui lapsel on vigastused, sugulisel teel levivad haigused, rasedus, korduv enesevigastamine või muud ärakasutamise märgid, peab see käivitama kohese kaitseprotsessi. Mitte lihtsalt meditsiinilise ravi, vaid küsimuse, kes selle lapsega seda teeb. Raport soovitab ka pikaajalist traumaabi, mitte ainult lühikest kriisi interventsiooni, kriisi sekkumist. See on mõistlik. Sellise kahju puhul ei piisa sellest, et inimene saab 3 kohtumist ja voldiku, mida edasi teha elus. 7. lahendus, politsei ja ametkondade väljaõppe. Raport soovitab kohustuslikku iga-aastast koolitust kõigile eesliini töötajatele, politsei, sotsiaaltöö, õpetajad, perearstid, õed, taksolubade ametnikud, noorsootöötajad. Aga koolitus ei tohi olla tüüpiline bürokraatlik linnuke tabelis. Mitte oleme teadlikud, oleme kaasavad ja oleme tundlikud. Koolitus peab õpetama mustreid, kuidas grooming algab, kuidas kontroll tekib, kuidas laps käitub trauma all, kuidas kurjategijad manipuleerivad, kuidas takistada institutsioonidel üksteise taha peitu põgemist. Sest üks raporti suur järeldus on see, et kõik nägid mingit tükki pildist, aga keegi ei pannud pildi kokku. 8. lahendus. Tsiviilhagid ja eraprokuratuur. Raport soovitab kasutada ka tsiviilõiguslikke nõudeid ja vajadusel eraprokuratuuri seal, kus riik ise ei tegutse. See tähendab, et ohvrid ja nende toetajad ei peaks sõltuma ainult samadest ametkondadest, mis neid nii-öelda varemalt vedasid. See on üsna huvitav mõte, kui riik on osa probleemist, siis ei saa kogu õiglust jätta ainult riigi heatahtlikkuse peale. Nüüd kõige tähtsam. Mis on nagu laiem õppetund? Esimene õppetund on see, et kuritegevust ei tohi ideoloogiliselt filtreerida. Kui kuriteo toimepanija on poliitiliselt ebamugavast grupist, ei muutu kuritegu vähem tõsiseks. Kui ohver on ebamugavast sotsiaalsest klassist, ei muutu tema elu vähem väärtuslikuks. Riik peab kaitsma last ka siis, kui kurjategija profiil rikub mõne ametniku maailmapildi ära. Teine õppetund, nii-öelda kogukondlik rahu, ei tohi olla tähtsam kui lapse turvalisus. Kui ametnik ütleb, et ta ei taha kogukondlikke pingeid suurendada, siis võib see kõlada vastutustundlikult. Aga kui selle hinna maksab nagu laps oma tervise ja eluga, kes saadetakse pärast tagasi kurjategijate juurde, siis ei ole see rahu, see on argus. 3. õppetund. Andmete mitte kogumine ei ole neutraalsus. Kui sa ei kogu andmeid, siis sa ei näe mustrit. Kui sa ei näe mustrit, siis sa ei saa sekkuda. Kui sa ei sekku, siis võrgustik tegutseb edasi. Nii lihtne see ongi. 4. õppetund. Kaitsvat perekonda ei tohi automaatselt riigi vaenlasena kohelda. Jah, mõnikord pere on probleem, täiesti saan aru. Aga mõnikord on pere ainus asi, mis jääb lapse ja kurjategija vahele. Ametkond, mis ei suuda seda vahet teha, on ohtlik ametkond. 5. õppetund. Ohvri käitumine trauma ajal ei näe alati välja nagu nii-öelda täiuslik ohvri käitumine, ma ei oska öelda. Traumeeritud lapsed võivad valetada. Nad võivad ära joosta. Ta võib kaitsta kurjategijat. Ta võib naasta sama võrgustik juurde. Ta võib tarvitada narkootikume. Ta võib olla vihane, segane, agressiivne või vastuoluline. Ärge unustage kõige tähtsat asja. See on laps, keda täiskasvanud mehed kasutavad ja manipuleerivad. Pluss veel alkohol ja narkootikumid. See kõik mõjub psüühikale. Kui teil laps lõhub mingisuguse kruusi ära ja ta ei taha isegi, valetab isegi selle kohta, et ta ei tea mitte midagi,
mis te arvate, kas laps ei hakka valetama, kui ta nagu grupiviisiliselt ahistatakse, vägistatakse ja muid asju tehakse? Eriti veel, kui teda ähvardatakse eluga või siis pereliikmete eluga. Aga jah, see ei tähenda, et ta ei ole ohver, see tähendab, et ta on trauma all. Kui süsteem ootab, et laps käituks nagu mingi rahulik, konkreetne ja hästi dokumenteeritud tunnistaja, siis süsteem ei saa aru, mida grooming reaalselt teeb inimesega, lapsega. 6. õppetund. Institutsioonid kaitsevad sageli esimesena iseennast. See on universaalne, mitte ainult Suurbritannias, mitte ainult grooming gängide puhul. Kui asutus kardab skandaali, siis ta võib hakata kaitsma oma mainet rohkem kui inimesi, keda ta pidi teenima. Ja siin tulebki ühiskonnal olla väga ettevaatlik, sest kui institutsioonid saavad valida tõe ja maine vahel, valivad nad liiga sageli maine. Ja lõppkokkuvõte siis. Rupert Lowe see raport on raske, terav ja poliitiliselt laetud dokument. Kõik selle järeldused tuleb lugeda tähelepanelikult, mitte ainult kuulata, mis ma siin räägin. Mõned väited vajavad kindlasti laiemat kontrolli, eriti kui need puudutavad väga suuri numbreid ja üldistusi religiooni ja kultuuri kohta. Aga raporti keskset moraalset küsimust ei saa lihtsalt kõrvale lükata. Kui lapsed ütlesid, et neid kasutatakse ära, miks neid ei usutud? Kui vanemad ütlesid, et nende lapsed on aus, miks neid ei kuulatud? Kui haiglad nägid vigastusi, rasedusi ja haigusi alaealistel lastel, 13-14 aastastel, miks siis ei käivitud mitte mingisugune kaitse või mingisugune mehhanism? Miks signaali antud? Kui koolid nägid vanemaid mehi, kes tulid lastele järgi, koolitrepi ette põhimõtteliselt, kadumisi ja käitumise muutumist, miks seda käsitleti distsipliini probleemina? Kui politsei teadis korduvatest mustritest, miks ei tegutsenud kiiremini? Ja kui ametnikud kartsid rassismi süüdistusi rohkem kui laste vägistamist, siis mida see ütleb meie ühiskonna prioriteetide kohta? Ei ole ainult Briti probleem. See on hoiatus kõigile lääne ühiskondadele. Sama asi toimub ka praegu Prantsusmaal ja Saksamaal. Eriti millegipärast aktiivseks on see Prantsusmaal muutunud. Praegu igasugused Twitteri-postitused ja uudised tulevad, et riik kaebab kohtus igasugusi neid naisterahvaid, kes räägivad, et neid ahistati. Vägistati. Aga kui riik muutub nii tundlikuks, et ta ei julge enam tõde nimetada, siis ei muutu ta humaanseks, ta muutub nõrgaks. Ja nõrk riik ei kaitse nõrku inimesi. Ta kaitseb lõpuks neid, kes oskavad süsteemi hirme kõige paremini ära kasutada. Kõige kainem järeldus on seega üsna lihtne. Laps peab olema tähtsam kui ideoloogia. Tähtsam kui maine, tähtsam kui valjablokk, tähtsam kui ametkonna mugavus, tähtsam kui poliitiline korrektsus. Sest kui ühiskond ei suuda seda põhimõtet hoida, siis võib tal olla palju ilusaid sõnu. Mitmekesisus, tallivus, kaasatavus, kogukondlik harmoonia. Aga sisuliselt on ta oma kõige elementaarse töö nii-öelda unarusse jätnud. Hoolitseda oma kodanikele. Aga aitab küll. Ning jätke meelde lapsed. Te väärite seda valitsust, mis teil on. Ei ole kõige parem lõpp. See on see, mis ta on.